Niisiis, head sõbrad, alustame aruteluga. Ando, kiusatus on muidugi kohe alustuseks ära küsida, et kelle käes need rohepöörde hoovad siis Eestis ikkagi on. Et ma saan aru, majandusministeeriumil on ambitsioonikad plaanid, muuhulgas ka näiteks tuuleenergeetika arendamiseks, aga siis tuleb mul jällegi meelde Rahandusministeerium, kes tegeleb planeeringutega, kohalikud omavalitsused, kellest võib-olla paljud üldsegi ei ole valmis neid tuulikuid püstitama, looduskaitsed, väga olulised, loodusrahvas 2.0 narratiivis ilmselt ka olulisel kohal on nemad, et kes siis nüüd ikkagi lõpuks öelda saab, et tuulikuid on vaja, paneme nad nüüd siia. Aitäh, väga hea küsimus kohe alguseks ja tere päevast ka kõikidele. Et mina arvan, et see vastus on tegelikult Eesti ühiskonna või ütleme siis inimeste käes. Ja see ei ole ju tegelikult, me ei räägi rohepöördest kui energeetika väljakutsest, me räägime rohepöördest kui terve ühiskonna väljakutsest. Kas me oleme nagu valmis seda ambitsiooni taluma, seda väärtust taluma või mitte, eks ju? Kui on kõigi käes, siis pole nagu kellegi käes. Aga nüüd ma tahtsingi siit edasi jõuda, et ka siin täna tegelikult on ju kõlanud see, et kas me oleme nagu vastanud ära selle küsimuse, miks, eks ju, kas ühiskonna liikmed saavad aru, kas ma ei tea, Saaremaal rannakalurid saavad aru, et tegelikult see meretuulepark on ju suurepärane asi, eks ju, siin näiteks siin kõrval, või Sigala kuskil Väimelas näiteks, eks ju, et tihti peale ei saada aru. Aga võib-olla ei hakka kunagi saama. Järelikult on kuskil, eks ju, kas siis selgitamisest puudu jäänud või teine võimalus on see, et siin räägiti ka päris palju sellest rohetiigri, eks ju, initsiatiivist, mis on minu arvates nagu väga hea initsiatiiv, kus ettevõtjad tegelikult ise näevad, mida nende kliendid, ka need samad tarbijad tulevikult ootavad, panevad oma seljad kokku, üritavad prognoosida, et kuhu maailm läheb ja saada aru, et tuleviku kliendid hääletavad jalgadega ja sealt hakkabki tegelikult tekkima see sisuline soov, siis ma ei tea, on ta siis riigisektorile, ettevõtlusele, eks ju, et hakkame siis selle rohepöördega tekkima. Küsimus on selles, kas me saame nii kaua oodata või meil on ikkagi vaja, see on nüüd ebapopulaarne sõna selles olukorras, kuhu me maailmas jõudnud oleme, aga ühte sellist rohepöörde tsaari Eestis, kes lööb rusikaga vastu lauda ja ütleb, et kuulge, me oleme neid planeeringuid menetlenud siin juba üle 10 aasta, paneme need tuulikud nüüd siia. Ja ei, muidugi on vaja, et ega lõppkokkuvõttes niimoodi evolutsiooniliselt toimuvad asjad väga aeglaselt, et selgelt on vaja kas administratiivset juhtimist, ma ei tea, tsaari või midagi kolmandat, et ega siis tänasel päeval ka see nügimine toimub, me räägime siin, eks ju, rohepöördest, ettevõtjad räägivad rohepöördest, sellised kolmanda sektori organisatsioonid räägivad sellest, et tegelikult ju meie ühiskonda sinna suunas nügitakse, globaalselt, eks ju, poliitiliselt nügitakse, nii et kõik saavad tegelikult sellest probleemist aru, aga ta lihtsalt tuleb tuua sellele üksikisiku tasandile lõpuks ka. Margus, kui vahepeal tundus, et Eesti Energiast saab selline rohepöörde eestvedaja, siis kas nüüd on nii, et olete jälle nende vanade liistude juures tagasi, et põlevkivi on vähemalt mõneks ajaks jälle meie prioriteet number 1? Tere tulemast kõigile, et Eesti Energia on jätkuvalt rohepöörde energeetikaalane eestvedaja. Ja siia tulles ma mõtlesin ka, eks ole, selle pealkirja peale. Ja ma vastaks ka samamoodi, et see rohepöörde võti on meie enda kätes, et see on väga hea uudis. Ja meie enda kätes nii klientidena, tarbijatena. Et meie Eesti Energias oleme viimase 1,5–2 aasta jooksul sõlminud pikaajalisi roheelektrilepinguid. Miks see meid huvitama peaks, eks ole? Tänu nendele lepingutele tuleb siis nii Eestisse kui Leetu kui ka Soome 6 uut tuuleparki. Nii et rohepööre on juba alanud, käib. Ja teiselt poolt loomulikult meie ise klientidena, tarbijatena saame ise mõjutada 55% seda CO2 jalajälge, mis üldse tekib. Nii et meie igapäevased valikud, mida me teeme, eks ole, need on meil jätkuvalt võimalik nii teha, et see rohepööre kiireneb, sest läbi selle, et me tarbime rohkem roheenergiat, teeme neid rohelisi valikuid, me tarbime vähem fossiilkütuseid, eks ole, ja me sõltume siis vähem ka nendest riikidest, kus need fossiilkütused tulevad. See on suurepärane, et Eesti Energia püstitab tuuleparke heades naaberriikides. Ma saan aru, seal on regulatsioonide, planeeringutega asjad saadud ühele poole, aga kuidas Eestis on? Millal me Eestis esimest meretuuleparki näiteks näeme? Kaugel me sellest veel oleme ja kus on takistused? No ma ise väga loodan, et seda on võimalik teha enne 2030. aastat. Meie siis oma partneritega arendame Liivilahe meretuuleparki ja see on kõige kaugemale jõudnud meretuulepark.
miks see meid veel huvitama peaks, eks ole, siin Vestase kolleeg enne just näitas, et 2% maismaast läheb, eks ole, roheenergeetika alla. Ja sama kehtib ka Eestis, meil on põhimõtteliselt valida, kas me tahame rohkem tuuleparke siis maismaa peale või me vähendame oluliselt seda arvu, mida siis maismaal tuleks ehitada ja teeme ühe meretuulepargi. Enne 2030. aastat, kiire matemaatika, praegu on aasta 2022, Vestase, no ma arvan, üsna optimistlik sõnum oli see, et tellimuse täitmiseks on neil vaja 4 aastat aega. Mis see siis tähendab? Järgmise 2 aasta jooksul peame selle tellimuse sisse andma. Kas on meil ettevalmistused selleks juba tehtud? On see nii-öelda otsus küps? See otsus veel küps ei ole, aga me valmistame seda ette. Ja peale Vestase on ka teisi turbiinitootjaid, nii et ma usun, meil on tellimuste rida, ma arvan, päris pikk praegu. Tellimuste rida on kindlasti pikk, aga hea uudis on see, et Eestisse kindlasti järgneva 2-3 aasta jooksul tekib uusi tuuleparke. Ma ei saa seda öelda, sellepärast see on Enefit Greeni asi avalikult enne öelda, aga nende plaanid on, või meie plaanid on selged, et lähema 4-5 aasta jooksul tekib Eestis 100 megavatti uusi tuulevõimsusi. Ants, kui Euroopa Liit lõpetab Venemaalt gaasi ostmise või juhtub see, millest me oma esimeses paneelis juba rääkisime, et Putin keerab selle gaasikraani lihtsalt kinni, et kust siis Eesti gaas tuleb? No me teame praegu Läti hoidlas gaasi on, selle me kulutame üsna kiiresti ära, et kui tõsine alternatiiv on biogaas või kust teie need tarneahelad siis jooksma hakkavad? Ja tervist ka minu poolt ja tõepoolest sellest on täna siin juttu olnud juba, aga ega meil ei ole mingisuguseid muid variante, kui on teistel siis energiaettevõtetel, kes gaasi vahendavad. Et ainukene selles mõttes väga tõsiselt võetav alternatiiv tänasel hetkel on ikkagi LNG-põhine gaas. Ja teie poolt mainitud siis biogaas on ka kindlasti suure potentsiaaliga ja ka komisjoni eelmise nädala teatises ju ambitsioonikalt välja öeldud, et tema osakaal peaks ka siis väga suurel määral suurenema ja siis seda Vene gaasiga asendama. On see realistlik see biogaasi kasutusele võtmine või hetkel see on ikkagi marginaalne suurus, eks ju? Ja, aga see on nii nagu kõikide selliste tundub, et mitte nii realistlike plaanide täitmisega, et see nõuab lihtsalt head tahet ja loomulikult on sinna vaja ka väga selget siis ka riigipoolset niisugust toetust. Ükskõik on see siis maksusüsteemi näol või on see mingite toetuste näol või muu sellise keskkonna näol, mis siis seda võimaldaks teha. Ja komisjon ka liikmesriike ju tegelikult julgustas, et siis erinevaid meetmeid rakendama, et seda biogaasi osakaalu suurendada. Et Eestis on täna ju ka, et meil on siin endal sõsarfirma toodab ühe suurema biometaani tootjana täna mitmes üksuses biometaani, mis täna küll suundub siis transpordisektorisse. Aga miks on see väga oluline ja väga positiivne on see, et biometaani jalajälg teadupärast on siis lausa negatiivne, et ta emissioone hoopis tükis vähendab. Ja see on, ma arvan, see, mis aitab siis viia ka meil nende kliimaeesmärkideni kiiremini lähemale. Mis ma selle LNG kohta lihtsalt tahan öelda, et mis nüüd selle häda on täna. Pikas perspektiivis on see nagu lihtne realiseerida. Aga täna on ju meil valmis vaja olla kohe tegelikult, et see võib ju iga hetk võib juhtuda, et ühelt või teiselt poolt siis nii-öelda gaasikraan kinni keeratakse. Ja häda on siis selles, et kuna siin on varasemalt ka juttu olnud, et kuna sõltuvus täna Vene gaasist on päris suur Euroopas, Eestis ta isegi ju gaasi osakaal on väike, nagu siin eelmistest ettekannetest ka nägime, et 8% energiatarbimisest. Saksamaal on see väga suur, Poolas on see ülisuur ja Poola veel plaanib nagu gaasi tarbimist suurendada, et oma kivisöe nii-öelda tootmisvõimsused asendada kiiremas korras. Et siis täna ju kõik lähevad seda LNG-d otsima ja ostma. Ja kui põhimõtteliselt maailmas sa võid ju, turumajandus toimib, et sa võid ju ikkagi LNG-d osta, kui sa nagu maksad siis kõrgemat hinda, kui võib-olla nii teine pakub. Et meil on täna natukene ka pudelikaelaks ikkagi see infrastruktuur, et millest ka Taavi Veskimägi rääkis. Ja millest me kohe Heitiga räägime. Jaa.
Kui juba niimoodi ebaviisakalt sai katkestatud, siis ma annangi Heitile sõna ja küsin, et kumb enne siis nüüd valmis saab? Kas Alexela LNG terminal või see hüdropumpjaam ja kuidas töö edeneb mõlemal rindel? Ja, tere päevast kõigile. Ma kõigepealt pean tegema ühe märkuse, et ma siia maha istudes hakkasin mõtlema, et miks selle paneeli nimi on see, kellega see on rohepöörde hoovad. Et see paneel on tegelikult ju rohepöörde häbipost, et gaas ja põlevkivi ja diisel ja bensiin istuvad kõrvuti laval. Aga vaadake, kuidas ajad muutuvad, eks ole. Ja no riigiametnik, kes on süüdi selles, et see majandus nii hukas on. Eks. Aga... Ma saan aru, projektid on sahtlist välja võetud, LNG terminal tuleb. Või ei tule? Küll ta mingil moel tuleb, jah. Alexela ehitab valmis? Need konsultatsioonid on lõppfaasis, et ma arvan, et nende lõplike uudistega siin selle kuu jooksul me lagedale tuleme. Andoga konsulteerite? Nojah, ma Ando käest enne lava taga küsisin, kas tohib ja riik praegu tundub, et lubab. Selles mõttes, kui me räägime, et need otsuseid on vaja kiiresti teha, et siis kui me tänase konverentsi päevaga selle otsuse ära teeme, siis on üks oluline samm astutud. Jah, et tavaliselt ma kodus küsin naise käest, mida võib, mida ei või, et keegi suudab teda asendada, miks mitte. Aga tegelikult lihtsalt meie oleme tahtnud seda teha 2010. aastast alates. Et, minu tänane kokkuvõte on lihtsalt see, et kurb, et selleks oli sõda vaja, et sellest laialt aru saadaks. Aga jää on hakanud liikuma? Jah. Hüdropumpjaam, kuidas sellega läheb? Me loodame jõuda ehitusloani enne jaanipäeva. Kas meil on täna juba kindlad tõendid, et need kõrged energiahinnad, mis meid kõiki šokeerisid, need olid tegelikult sellise Vene sõjamasina õlitamiseks vajalik eelmäng? On meil tõendeid, et Kreml tegelikult manipuleeris energiaturgudega, need samad vähendatud gaasitarned, et siis oma sõjakirstu varandust korjata? Või on see, Ando, selline vandenõuteooriate killast hea tagantjärgi tarkus? Kui küsida niimoodi, et kas mul on need tõendid kuskil nagu kabinetis olemas, et siis ei ole. Aga ma arvan, et eks kõik siin saalis istujad ja võib-olla niimoodi aktiivsemad ühiskonnaliikmed ju nägid, eks selles mõttes, et millisel moel nagu see manipulatsioon toimus, nii et ju ta ikkagi nagu selle tulemus oli. Omaette muidugi on see, et eks alati on igas sellises nagu hinnavolatiilsuses päris palju emotsiooni sees. Kui me võtleme kas või nüüd selle viimase nädala peale, mismoodi on nafta hinnad liikunud, eks ju, naftaturu hinnad, et siis me nägime, eks ju, korraks tegime, ma ei mäleta, kas mingisugune 150 pluss peale, eks ju, täna on ta jälle $100 või $100 barreli kohta, et tegelikult samamoodi nagu aktsiaturud kauplevad ka tegelikult energiatooted, nii et kindlasti on seal manipulatsiooni, kui me räägime gaasist, aga kindlasti on seal ka väga palju emotsiooni. Margus? Jah, et võib-olla turult lihtsalt selline signaal, et see, et Venemaa ei täitnud enda gaasihoidleid, mis tal Euroopas oli, see oli näha juba eelmisel sügisel. Et kui tavaliselt sügiseks on gaasihoidlad täis gaasi selleks, et siis talvel ära kasutada, siis eelmine sügis oli siis nii, et mitte Gazpromi kasutuses olevad gaasihoidlad olidki gaasi täis ja Gazpromi oma oli 20% täis. Ants, ma ei tea, kas nii on ilus küsida, aga ma küsin ikka, et kas te olete oma äriplaanid juba ümber mõelnud, et äkki on, ma ei tea, mõnes teises valdkonnas lähiaastatel hoopis mõistlikum kasutada, sest kõik need prognoosid on ühele gaasiettevõttele nukraks tegevad. Jah, ettevõtja peab alati olema ju valmis oma äriplaani kohendama tulenevalt siis nendest ettenägematutest oludest, mis siin parasjagu võivad sinu teele kerkida, aga ütleme suures pildis Eesti gaasistrateegia nüüd ei ole ju muutunud, et meil on ju põhimõtteliselt on meie strateegiline eesmärk ikkagi oma nii-öelda turuosa suurendada erinevates riikides ühest küljest ja teisest küljest oma energiaportfelli mitmekesistada. Et see on selge, et see üldine suundumist taastuv energia suunal, et see on vääramatu ja see on ka üks olulisemaid viise siis selleks, et kliimaeesmärke täita. Aga ei ole täna keegi küsimärgistanud seda, et jätkuvalt on gaas ka nii-öelda siis ülemineku abivahend siis sellele taastuvenergiale. Kas ta ikka on veel? Tegelikult nagu on, et selles mõttes, et täna ikkagi ju räägitakse ainult Vene gaasi asendamisest siis LNG-ga, biogaasiga
noh, räägitakse vesinikust ka ja noh, siis ütleme selline kolmas suurem alustala on siis ka see, et noh, energiatõhususe suurendamine, eks. Et seda tarbimist oleks vähem ja noh, et me siis kasutaksime energiat efektiivsemalt. Aga noh, ka komisjoni teatis tegelikult, mis eelmisel nädalal tuli, et noh, jätkuvalt kinnitab seda, et gaas jätkuvalt siis selline nii-öelda taastuenergia parim partner on, et lähikümnenditel kindlasti, et ta lihtsalt teistmoodi ei ole võimalik. See äri kinni ei lähe. Heiti, kas gaasil on praegu üldse mingisugune mõeldav hinnalagi või peaksime me olema valmis lõpmatuseks? Ja mida see tähendab tegelikult LNG konkurentsivõimele? Ma arvan, et kui ma seda teaks, siis ma tööle ei peaks käima, eks ole, et siis... Väga tihti ju ei käi ka ju. Mina või? See on praegu eksitus. Et ma olen iga hommiku kell 8:30 hiljemalt kontoris ja enne 7 sealt harva lahkun. Aga ei, ma arvan, et taevas on lagi. Et ma tuleks võib-olla tagasi korra selle algselt Andole esitatud küsimuse juurde, et kas Venemaa osavalt manipuleeris. Ma arvan, et ta kasutas osavalt ära lihtsalt turusituatsiooni. Et ma arvan, et peeglisse peaks vaatama ka kogu Euroopa, et kui seda energia rohepööret mõelda, siis need plaanid, mis kuupäeval, mis söejaam kinni läheb ja mis kuupäeval tuumajaamad kinni pannakse, need olid nagu väga konkreetsed, aga mis sellel või teisel päeval asemele tuleb, neid plaane ju ei ole konkreetselt olemas täna. Ja kui siis sellisel juhul asuti varasemast rohkem elektritootmiseks gaasi kasutama, kui me võtame kogu energeetika tervikuna, ehk ma siin peal silmas nüüd nii elektritootmist, soojamajandust kui ka transporti, mis on tegelikult omavahel väga selgelt seotud harud, siis on selge, et järjest enam elektritarbimine kasvab ja muude energiakandjate tarbimine väheneb ja see elekter tuleb siis millestki teha. Ja mida rohkem selleks gaasi kasutati, see suurem oli nõudlus ja see on turg, eks ole ju, et kui oldi valmis sellist hinda maksma, siis nii oligi. Konkurentsiamet tegi üsna pretsedenditu otsuse siin mõni aeg tagasi, kus põhimõtteliselt öeldi, et kaugküttel gaasijaamad ei peaks enam turul opereerima. Aga kas meil tegelikult on kiireid alternatiive, mõeldes nüüd järgmisele talvele, kus ilmad lähevad külmaks, et millega me toasooja nendesse kodudesse viime, kes seni oma kaugküttel just nimelt gaasiga köetud jaamadest sõltuvad? No nii palju, kui mina tean, siis täna see ettevõte, kelle see ettekirjutus tehti, et tema neid pingutusi täna muidugi teeb. Aga ma lihtsalt sellest kaugküttest rääkides, et ma arvan, see biomassi kasutamine taastuvenergiana meie kaugküttesüsteemis on nagu väga hea iseenesest. Aga sa pead alati olema valmis selleks, et ühel hetkel sul seda biomassi ei ole lihtsalt. Ükskõik, mis see põhjus siis on. Läheb Eesti Energia kateldesse. Ühel aastal oli kehvad ilmastikuolud, ei saanud kätte, oli märg kehva kvaliteediga. Teisel juhul võib-olla tõesti elektritootmiseks, seda võib-olla oskab Eesti Energia esindaja ise öelda. Aga kui sul teda ei ole, siis see esimene ja täna ikkagi ainukene tõsine alternatiiv on nagu gaas. Küsimus, mis ta siis on, et on ta nagu LNG kuskil, mis ta nagu olemas on ta biogaas, põhimõtteliselt ka teoreetiliselt võimalik on ja ei ole üldse nagu välistatud, mis oleks nagu väga hea kombo, aga see biogaasi sellisel mahul tootmine, et see Eesti tarvet rahuldaks ja tänase gaasi näiteks ära asendaks maagaasi, ükskõik kas siis LNG või mingi torugaasi kujul. Et selleks tuleb nagu kõvasti vaeva näha. Aga mingisugused uuringuid on tehtud ja mõtlengi Arengufond kunagi seda uuris ja ütles, et mingisugune 5 tera, siis mis Eesti teravatt-tundi aastas, mis see vajadus on, et tegelikult on võimalik toota. Et need paremad nii-öelda siis need paremad palad on ära võetud, nagu ikka, nagu iga energeetika valdkonnas, et nii ka biometaani puhul on paremad kohad nagu teada, need on nagu kasutusele võetud, aga kindlasti on siis veel niisuguseid vähema efektiivsuse ja natuke suuremat investeeringut vajavaid kohti. Mulle meeldis keskkonnaministri üleskutse enne, et teeme need kraaviperved puhtaks ja siis ongi meil seda hakkepuitu, et Eesti Energia saab kinnitada, et hakkepuitu ikka jagub, et kõik ei lähe Narva kateldes puhtaks. Et ma siin enne lavalt mitu korda ka seda hakkepuidu Narvas põletamise teemat käsitletud, et
et me tõepoolest kasutame seda, et me ei salga seda, aga me kasutame madala kvaliteedilist materjali, mida me ütleme, kodudes ei kasutaks, eks ole. Aga ma tahtsin seda kommenteerida, mis enne oli küsimus soojamajanduse kohta, siis soojamajandus meie vaatame ka on samamoodi see rohepöörde osa. Ja tulevikus kindlasti kasutatakse elektrit rohkem selleks, et saada sooja nii soojuspumpadena, aga ka kui me võtame näiteks uuselamud, see nüüd ei ole homne teema, eks ole, siis uued elamud on põhimõtteliselt sellised, kuhu eraldi küttesüsteemi ei panda, sest nad on nii energiatõhusad. Ja kus see soe tuleb, on siis küsimus. Soe tuleb sellest, et köetakse seda ventileeritavat õhku, mis siis majja sisse tuleb, eks ole, et me ise arvame, et me peame seda kangesti kuidagi eraldi veel tootma ja tegema mingeid kalleid süsteemi. Ma arvan, et tulevikus klientidele ja meile tarbijatena on hea uudis, et tegelikult seda energiat läheb vähem, kodune kliima on parem, mõnusam on olla ja odavam ka. Ootan neid ilusaid aegu. Ando? Ja ma korraks lihtsalt tahtsin kommenteerida seda niisuguste alternatiivide nagu olemasolu või mitte olemasolu, eks soojamajanduses, et tegelikult väga kiire alternatiiv on praktiliselt põletivahetus ja vedelkütused, eks ju, ja kaasa arvatud meie enda põlevkiviõli, mis meil Eestis olemas on. Loomulikult seal, eks ju, tekivad diskussioonid, ütleme, keskkonnaheitmete puhul. Aga jällegi, kui me räägime sellisest nagu soojusvarustuse tagamisest, jah, need potentsiaalsed nagu kiired alternatiivid on olemas. Katlamajade ümber ehitamine biomassile ühest küljest tundub kindlasti nagu mõistlik lähenemine, aga millega me peame kindlasti siin nagu arvestama on see, et ikkagi katlasse peaks minema see kõige rämpsum puit, mis meil on. Sellepärast, et vaadates tänaseid energiahindasid, on nad siis nagu soojuse tootmiseks, elektri tootmiseks, siis paraku see võib hakata nagu paigast nihutama puidu, eks ju, väärtusahelat, kus ütleme, kõige loogilisem on ikkagi kõigepealt see, et võetakse maha puu sellepärast, et saada saepalki, siis ülejäägid lähevad, eks ju, paberipuuks ja siis see, mis sealt lõpuks üle jääb, eks ju, läheb tegelikult ahju. Me tegelikult ei taha ka väärtusahela mõttes, et meie puidust, eks ju, paberipuit hakkab rändama ahju, nii et see on kindlasti nagu üks aspekt, mida me peame riigi poole pealt kindlasti vaatama, et seda ei juhtuks või kui juhtub, et siis sinna kuidagi sekkuma. Ja omaette aspekt loomulikult on ka täna nende samade impordipiirangutega või Venemaa, eks ju, ekspordipiirangutega või Valgevenega. Et me peame arvestama, et päris märkimisväärne osa saepalki tuli sealt ja saetööstuse jäägid on need, mis tegelikult jõudsid lõppkokkuvõttes jällegi nendesse samadesse kateldesse. Ehk siis, et ka siin täna ettevõtlusministri poolt välja saadetud, eks ju, kiri keskkonnaministril tegelikult on ikkagi selline tõsine teema, et me peame korraks nagu arutama, et kas meil on siis iseenda siis ka soojusvarustuse tagamiseks olemas vajalikult ressurssi praegu. Heiti? Jah, ma võib-olla sealt koha pealt, kus Ants selle biometaaniga lõpetas, et tänasest või seni harjumuspärasest Eesti gaasivarustusest, ma arvan, et reaalne on biometaaniga katta umbes veerand. Suurt mitte üle selle, et natuke üle teravatt aastas võiks see biometaani maht olla, aga rohkem seda ratsionaalsel viisil Eesti jäätmetest kokku ei keeda. Ja energiahindade juurde veel nagu, ma arvan, et selles suhtes rohepöörde vaatevinklist see, mis on viimase talve jooksul toimunud, meist sisuliselt sõltumatult on igavesti sobilik, sest tänaste elektrihindade juures ehitada ükskõik millist tuuleparki või päikseparki tundub majanduslikult mõistlik tegevus ilma, et selleks oleks vaja mingisuguseid toetusi või see toimukski turutingimustel, nagu siin Mihkel Tammo soovitas meile tagasi. Ja energiat säästa tundub ka igati mõistlik. Vastab tõele. Kõige parem energia on kulutamata energia. No me ei saa kuidagi ümber sellest elevandist toas, millest on Eestis aastakümneid räägitud, aga jutust palju kaugemale siiani jõutud ei ole ja see on tuumaenergia, tuumajaam. Kes lavalolijatest oleks valmis oma raha, jätame riigiametniku rahakoti hetkel kõrvale, see võib mõjuda kuidagi korruptiivselt, aga 3 ettevõtjast, kes oleks valmis oma raha tegelikult ühe tuumajaama aktsiatesse panema?
ma võin alustada. Jah, Heiti. Mul ei ole raha, mistõttu kindlasti ei paneks. Aga tegelikult minu arusaam tuumajaamast Eestis on umbes selline, et meil ei ole, sisuliselt see tähendab seda, et Eesti hakkab tuumariigiks. Ehk lisaks sellele tuumajaamale on vaja veel luua hulk järelevalveorganeid, kes jälgivad, et seal mingisugust pauku ei hakkaks toimuma. Ja ma arvan, et kui Eesti tahaks osaleda mingis tuumajaama projektis, siis oleks see mõistlikum koos 3. Estlingiga teha sinna Soome lahe teisele kaldale, kus kõik need organid ja see teadmine on olemas. Sest kui Lõuna-Eestis maasikad saab Ukrainast toodud maasikakorjajatega kokku korjata, siis Tšernobylis vabaks jäänud tööjõu najal energiajulgeoleku mõistes tuumajaama rajama Eestis ei läheks. Kaasaks tuumajaamad on vähe teistsugused kui see, mis Tšernobylis pauguga kinni pandi. No, seda enam järelikult pole neil spetsialistidel ka neid teadmisi, aga selle koolkonna inseneride kasvatamine Eestis võtab aastakümneid. Ma võib-olla lisaks siia, et mitte ainult Eestis ei ole, vaid Lätis, Leedus ka ei ole samamoodi. Et kui Leedus sooviti siin natuke üle 10 aasta tagasi seda tuumajaama rajada, siis tuli välja, et ega seda oskust, kuidas seda tuumajaama rajada ei ole. On olemas oskus seda vana tuumajaama opereerida, eks ole. Aga tööjõu vaba liikumine Euroopa Liidu tingimustes. Toome ka Prantsuse tuumaeksperdid Eestisse ja hakkavad siin seda haldama. Nende Prantsuse tuumaekspertidega on sama asi nagu IT-inimestega, eks ole, et neid saada kuhugi, kus nad olla ei taha, on ikka natuke keeruline. Aga mis puudutab neid uue põlvkonna tuumajaamasid, eks ole, siis nad paberil paistavad ju täitsa kenad välja, tuleb tunnistada. Ainuke väike mure on see, et neid pole veel kusagil olemas, eks ole, et kui nad ükskord enne 2030. aastat siis opereerima hakkavad, siis on näha ja siis ma usun, et tuleb ratsionaalselt käituda. Kui nad töötavad ja nad on sellised, nagu öeldakse, siis tuleb kindlasti neid kaaluda ja võimalik, et ka ära teha. Aga sinnamaani tuleb vaadata ja oodata, kuidas nad tööle hakkavad. Ants? Jaa, et ega me oleme ju ka arutanud energiaettevõttena erinevaid äriliine ja ega neid argumente on ju seinast seina, et ühest küljest hakkad arvutama sinna Excelisse panema, siis tundub ka, et kas on kõige mõistlikum. Siin on räägitud sellest ka, et sa tuumajaama, ütleme, et Eesti mõistes ikkagi tuumajaama Eesti jaoks teha ei ole ikkagi mõtet, et kui meil on eesmärk siin teha suured tuuleelektripargid, mis põhimõtteliselt juba iseenesest need meretuulepargid Eesti elektrivajaduse ära katavad, et põhimõtteliselt sul siis tuumajaam oleks võib-olla vaja ka mingisuguse piigi jaoks seal. Aga lihtsalt, et siis mingisugust piiki täita seal tuumajaama ehitada ei ole nagu pointi. Aga mina ei ole kindlasti siin väga ekspert, et ma ütlen, siin on neid argumente ka sellest, et aga mis siis juhtub, kui sa Eestisse selle tuumajaama teed ja kui ta siis õhku ikka lendab, need on niisugused emotsionaalsed juba inimlikud, et kas siis eestlasi enam üldse alles jääb, aga need on niisugused juba, ma ütlen lihtsalt, osa inimesi arvab niimoodi ka ja seal on see vastuseis, see ongi see ühiskonna vastuseiseks. Et kuna äkki ikka siis eestlasi enam ei jäägi maa peale. Et see on nüüd see ühiskondlik vastuseis. Võimas emotsionaalne kategooria muidugi, aga miks meil tegelikult tuumajaamast räägime, on ju seesama juhitavate võimsuste küsimus, et meil võib olla suurepärane tuuleenergia, aga mis selle täiusliku energiakriisiga tegelikult tõi, oli ju tegelikult see, et tuul lihtsalt ei puhunud ühel hetkel. Et kus me siis, kas meil on, ma võib-olla küsiks Ando käest, kes on saanud oodata, kuni ettevõtjad räägivad tuumaenergia perspektiivist või perspektiivitusest, et kus need juhitavad võimsused meil siis ikkagi on pärast seda, kui me selle rohepöörde oleme ära teinud ja põlevkivi päriselt enam võib-olla ahju panna ei sobi? No ja ma just tahtsin tegelikult sinna jõuda, et kui lugupeetud ärimehed on ära öelnud, et ma arvan, et see diskussioon nagu taandubki pigem sinna, et kus kohas on meil olemas need juhitavad võimsused, kas meil on nagu selle baaskoormus vajadust, eks ju, võimalik siin Eestis katta ja kas on vaja. See on jällegi nagu natukene selline nagu väärtuspõhine nagu diskussioon. Või piisab paksust kaablist? Jah, et kui me oleme, eks ju, selles mõttes oma Skandinaavia sõpradega väga hästi ühendatud, et kas meil tegelikult igal ajahetkel seda on tarvis, sellepärast, et niimoodi elektrisüsteemi mõttes, ega me sellisel nagu saare režiimil nagunii, võib-olla niimoodi suhteliselt lühikesest aega suudame töötada, aga pikka aega kindlasti ei tööta, et olenemata sellest, kas meil on tuumajaam või ei ole tuumajaam. Juhitavate võimuste puhul ma arvan, et alternatiive on ju tegelikult erinevaid, see sama tuumajaama, eks ju, aga teine pool on ka kindlasti see,
et ka mitmekesisuses teinekord peitub võti, eks ju, et meil on potentsiaalselt võimalik hoida, eks ju, selles mõttes siin, ma ei tea, koostootmisjaamasid, biomassipõhiseid, lisaks sellele, eks ju, tuuleenergiat kompenseerida siis nende samade lühiajaliste nagu salvestusvõimsustega, eks ju, pumpüdoelektrijaamadega ja nii edasi. Ehk siis, ja kasutada ka tegelikult seda sama Skandinaavia sõprade võrku selleks, et sinna salvestada seda niinimetatud baaskoormusvajadust. Nii et neid alternatiive tegelikult on palju, eks ma arvan, et lähiperspektiiv ongi see, mida me siis peame kokku leppima, et mida me tegelikult tahame. Ja nõus sellega, et kui me tahame tuumajaama Eestisse, mis see tekiks, et siis me tegelikult peame nagu seda riigina otsustama või ma ei tea, ühiskonnana otsustama, et me tahame seda, sellepärast et sinna tuleb tegelikult panna ka nagu väga märkimisväärne summa raha sisse kõigepealt, et üleüldse nagu see baasvõimekus luua, et me saaksime aru, et millega on tegemist, kuidas teda käitada, kuidas on kiirgusohutusega tegevused ja kuhu see lõpuks nagu need tuumajäätmed ka nagu ära ladestada. Nii et seal on see diskussiooni nagu ulatus on päris nagu märkimisväärne, mitte ainult see, et kas me teeme või ei tee. Heiti? Ma arvan, et Margus oli siin tuumajaamaga näpp püsti, mina juba ütlesin, et mul raha pole. Okei, no Margus. Ma tahaks ka seda stabiliseerimise küsimust kommenteerida, et kus see elekter tuleb, kui tuul ei puhu, eks ole. Jälle hea uudis, meie enda kodudest tuleb. Ja päris siiralt, et me oleme harjunud mõtlema kuidagi niimoodi, et suurt probleemi saab lahendada ühe suure lahendusega ja suured lahendused reeglina on ka hästi kallid, eks ole. Aga selle probleemi lahendus saabki olema see, et meil kodudes üha rohkem juba täna on ja homme saab olema elektriseadmeid ja neid elektriseadmeid on võimalik targalt panna käituma ja see ei ole mingi asi, mis on kuskil kaugel tulevikus, need lahendused on juba täna olemas. Näiteks kui kellelgi on kodus elektriauto, eks ole, siis seda panna elektrit tarbima siis, kui on parajasti taastuvenergiat palju ja mitte tarbima siis, kui on fossiilkütust palju, eks ole, siis see lahendus on juba täna olemas selliselt, et me ise ei pea muud tegema, kui selle lihtsalt ostma. Me ei pea vaatama neid Nord Pooli hindasid selleks või midagi muud. Seda teeb meie eest tark, eks ole, IT. Ja teiseks, kui lühiajaliselt mõelda, kus see lahendus tuleb, siis täna on meil olemas elektrijaama Narvas. Ma ei ütleks, et nad on põlevkivielektrijaamad enam, sest kui me võtame uue Auvere elektrijaama, siis seal on juba põlevkivi vähem kui pool sisse minevast kütusest. Et me tegime selle uuenduse ära, et üleminekuna kasutada neid olemasolevaid elektrijaamasid, mis meil on, aga pikaajaliselt me ise klientidena hakkame neid lahendusi pakkuma ja see on meie enda valik. See on meie enda valik, kas me valime endale fossiilkütusel sõitva auto või elektriauto. Kui me ei taha seda uurida, eks ole, siis me valimegi selle, et põletame siis seda vedelkütust. Elektriautod on täna olemas, mingi ostke. Päriselt, sõidavad ka ja päris kaugele, laadida saab ka. Elektriauto oli vahepeal selline nagu sõimusõna, et kui keegi ütles, et tal on elektriauto, ja seda 1000 eurose selle hinnaga pidi laadima, siis... Jah, kasutades tarku lahendusi saab ka laadida palju odavamalt, eks ole. Ja jällegi kõiki neid elektriseadmeid meil on täna võimalik ka toita roheelektriga, eks ole, läbi mille tulevad need samad tuulepargid, mida me ootame. Et minu arust seda rohepöördet saari meil vaja pole, et me peame ise inimestena tegema neid positiivseid valikuid ja Eesti Energia näiteks omalt poolt üritab aidata, kui siiamaani eraisikud ei saanud pikka roheenergia lepingut osta, siis kiituseks riigile, MKM-ile, eks ole, nüüd tulid sellised seaduse muudatused, et me saame hakata pakkuma ka eraisikutele pikki elektrilepinguid, mis tähendab seda, et kui meie ise valime selle sama pika roheelektrilepingu, siis tänu sellele tulevad ka need tuulepargid meile siia, mida me ootame. Ja sõbrad, ma ei tahaks kuidagi hakata kuritarvitama seda moderaatori privileegi, mis on istuda siin prožektori valguses ja muudkui esitada neid küsimusi, mis minul on tekkinud Eesti kodaniku ja ajakirjanikuna suurepärastelt panelistidelt. Teil kõigil on võimalus seda mõttevahetust siin suunata ja ma võib-olla palungi anda käega märku, kui kellelgi on saalis tekkinud küsimus, millele te sooviksite vastust. Ma näen, seal on küsimus ja seal on küsimus. Üks mikrofon võib minna sinnapoole, üks siiapoole. Kumma juurde enne jõuab, jääb juba mikrofoniga daamide otsustada. Jõuab sinnapoole kõigepealt. Palun tutvustage ennast ja kellele soovite küsimuse esitada ka. Tervist. Minu nimi on Tea Õispuu. Mul on küsimus härra Heiti Häälele. Kas te ütleksite palun, miks teil raha ei ole? Sellepärast, et kõik on ära investeeritud sellistesse
asjadesse, millesse ma ise usun. aitäh, väga hea vastus. Hästi, ma näen, et sealpool oli ka küsimus Vestase esindajalt. Mikrofon kohe jõuab. Ma loodan, Heiti, et need investeeringud, millesse teie usute, need ikkagi teenivad teile raha tagasi, et see raha ühel hetkel tuleb. Jaa, aga seda 10 aasta pärast või investeeringud energeetikasse on pikaajalised. Lootus jääb. Nii, palun. Thank you so much. So Frederick from Vestas again. I just had a question. You said that there were a potential for 1 terawatt hours of biogas in Estonia. I assume that is then anaerobic digestion. But what about gasification of woody biomass? Could that be an option for Estonia? Can I answer it on the Go ahead, yeah. first glance? It is theoretically possible, but if you, Fredrik, listen for the discussion, then for this wooden biomass, the queue starting from our power plants in Narva and ending up with heating the houses is already so long that the biogas producers can't wait until they get to it. Yeah, maybe a little bit different angle. Basically, for sure, we are actually exporting quite a lot of biomass from Estonia in terms of pellets and briquettes, and I don't know whether those businessmen are in here today, but there are already pilot projects for woody biomass gasification. So definitely, it's up to the business basically to find substitute for that kind of, let's say, exports of low value chain products at the current state. But definitely, it depends a little bit that how from the state side we are also able to let's say regulate this value of different products from the wood. Yeah. Saabunud on ka kirjalikke küsimusi. Aitäh kõigile, kes on võtnud vaevaks workshop-keskkonda need postitada ja loen mõne ette. Küsimus algab. Palun nimetage Eestis gaasi tarbimise mahud 2021. aastal järgmises jaotuses. Maagaas Venemaalt, LNG, biogaas. Ants, kas teil on ülevaade olemas? Ei ole ju päris täpselt, sest ma tean seda, kuidas meie Eesti gaasin, aga täna on turul ju mitmeid tegijaid, kes maagaasi siiski müüvad ja meie turuosa täna Eesti jaeturul on kuskil 50%. Et ma oskan meie kohta küll öelda, et meil tänaseni on Vene torugaas on peamine. Ma arvan, et protsendina kuskil 80% umbes. Ja siis biometaani osakaal on, mis ta siis on, kokku mingi 200 giga. 200 giga, ütleme, et see on siis mingisugune 4% kogu Eesti gaasi tarbimisest. Ja siis LNG on siis ülejäänud osa. Et selles mõttes kogu turu osas ma kahjuks ei oska öelda. Heiti, soovite veel täiendada oma vaates seda? Või sai kõik öeldud? Ma vaatan Ansuga täpselt samale poole. Selge, Vene gaas. Aga eks ta kindlasti nüüd sellega põhine gaas suureneb ikka väga olulisel määral. Mida see hinna mõttes tähendab? Ega gaas on ju maailmaturu kaup selles mõttes, et nii nagu see maailmaturu hind on, nii ta on igal pool, et seal tegelikult ei ole vahet, kas ta on siis torugaas või on ta LNG, et seal on nagu väga marginaalsed vahed, et lõppkokkuvõttes võib öelda, et ikkagi sama hind on. Kui Euroopa kollektiivselt otsustab Vene gaasist ära pöörata, ma kujutan ette, mida see maailmaturule tähendab? Ei tea, selles mõttes, et ega gaasi tarbimine täna ju drastiliselt ei suurene. Ta küll ajas on, prognoosid näitavad, et gaasi tarbimine suureneb, tulenevalt just sellest, et ta on selles mõttes ülemineku kütus siis taastuvatele energiatele ja nende rohkem fossiilsete kütuste asendamisena. Aga reaalselt, mina saan aru, et turud lihtsalt siis muutuvad, et küllap see Vene gaas liigub siis kuhugi mujal, et liigub suure tõenäosusega Aasiasse näiteks. Kes ostab praegu LNG? Kes ostab praegu LNG-d ja see LNG siis läheb Aasiasse seal kuskilt Ameerikast ja Katarist ja kes siin suuremad tootjad on, et ju see siis tuleb nagu siia Euroopa poole. Heiti?
jah. Et ma selle sama hinna kujunemise kohta tahtsin ka öelda, et see gaasi või kallis gaasi hind, see on täna tegelikult Euroopa probleem. Et kui minna Ameerika gaasiturule, siis Ameerikas maksab gaasi energiaühik täna oluliselt vähem, aga siia Euroopa turule müüaksegi seda selle hinnaga, mis on Euroopa turuhind. Ehk ja no lihtsalt see niisugune, kui kogu Euroopa ütleb, et ta Vene gaasi enam ei võta ja see tuleks LNG-ga asendada, siis võib-olla kõik ei tea, et see maailmas tavapärane conventional gas carrier on 270 kuni 290 meetrit pikk laev, kuhu 150-160 000 kuupmeetrit ehk 1 teravatt energiat peale mahub. Ja neid laevu peaks tulema Euroopasse 12 tükki päevas selleks, et Euroopa gaasitarve ära katta. Ja maailmas ei ole sellist LNG tootmist ega seda laevastikku olemas. Et see on täiesti ebareaalne tegevus. Nii et toad jäävad jahedamaks. Gaas tuleb asendada millegi muuga kui gaasiga. Jah, mulle tundub ka, et see ei ole väga realistlik ja teine asi on see, et gaas ei ole odav kütus. Et see arusaam, et gaas on odav kütus, ma arvan, on vale arusaam ja miks ma nii arvan, on see, et Venemaa sõlmis Hiinaga 4-5 aastat tagasi suure gaasileppe, kus nad siis nõustusid tarnima 30 aastat gaasi, eks ole. Ja see hind, mis seal oli, see ei olnud odav hind. Ta on küll tänasest hinnast palju odavam, eks ole, kordades, aga ta on selline hind, mis tähendaks seda, et kui gaasist elektrit toota lihtsalt puhtalt ainult gaasi eest, me maksaksime umbes 2 korda rohkem, kui me maksame tuuleelektri eest. Et gaasi võib kasutada, aga ta ei ole odav ja teiseks, kui me täna väärtuspõhiselt räägime sellest, et me ei taha Vene gaasi kasutada, eks ole, siis vaadake, kust kohast see LNG tuleb, eks ole, et see LNG tuleb ka reeglina sellistest riikidest, mis ei jaga meie väärtusruumi. Jah, Ameerikast tuleb ka tõepoolest, aga Ameerikast maailma kontekstis tuleb ikkagi vähe, eks ole. Et me lihtsalt hüppame siis ühelt väärtuskonfliktilt teise, eks ole, et kuivõrd mõistlik see on. Publikult on tulnud Eesti Energiale üks küsimus veel. Kas te kaalute muutunud oludes ka põlevkivijaamade eluea pikendamist või lausa uusi investeeringuid, et põlevkivist veel rohkem elektrit toota? Jah, nagu ma enne ütlesin, siis täna meie tootmisvõimsused enam ei ole puhtalt põlevkivi tootmisvõimsused ja me ei räägi siin ainult sellest, et me seda madala kvaliteedilist biomassi kasutame, me kasutame ka alternatiivseid teisi kütuseid, eks ole. Me kindlasti täna ei kaalu uute põlevkivi elektrijaamade rajamist, küll need vanad elektrijaamad, mis meil on, me oleme küsinud oma omanikult riigilt, kuidas nendega peaks edasi toimetama ja viimati siin ministrid on väljendanud selget arusaama, et me peaks neid hoidma alles selleks otstarbeks, kui elektrit on vaja. Juhul, kui seda elektrit tegelikult vaja ei ole, siis nad seisavad, eks ole, nad on meil energiajulgeoleku tagatised ja selles rollis nad ka üsna hästi toimivad. Aga meie, mida me arendame, on roheenergia, et me oleme juba teinud otsuseid roheenergia tuuleparkide rajamiseks, eks ole, ja me plaanime neid ka edaspidi teha suures mahus. Ants, publikult on tulnud teile küsimus, millel põhineb arusaamine, et biomassi võib ühel hetkel enam mitte olla? Ma ei tea, ma seda küll omast arust täna öelnud ei ole, aga... Kellelegi publikust on see kõrva jäänud? Ühesõnaga, see on eksitav väide, see nii ei ole. Sellist arusaama ei ole. Kui ma nüüd prooviks mõelda selles kategoorias, et siin täna lihtsalt on läbi kõlanud, et biomassile nõudlust on täna päris palju lihtsalt. Et see võib-olla siis tingis ka sellise arusaama, et jätkusuutlik metsamajandus on igal juhul vajalik iseenesest, et ega päris kõik ei saa maha võtta, mis metsas kasvab. Aga täna seda ei tehta ka. Täna on väide see, et ikkagi raiutakse metsa nii palju, kui siis metsamajanduskavad võimaldavad, eks. Et keegi ju neid plaane ei riku. Annaks veel viimase võimaluse publikul küsida. Ma näen, käsi on püsti. Olge hea. Jaa, siin on korraks ka minu erialaga seotud küsimus. Mul on siin biomassiga seotud kogu paneelile selline küsimus, et 25 aasta pärast võib ka väga väheväärtuslik biomass olla nii kallist toore, sest sellest saab lihtsalt teha nii kallist kaupa, et me ei jaksa seda elektri tootmiseks osta. Mis me siis teeme? Ando?
Tõenäoliselt elektri tootmiseks on ka palju nagu muid allikaid. Küsimus nagu taandub pigem sellele, et mida me teeme siis tänaste nagu näiteks investeeringutega, mis on tehtud, ma ei tea, biomassi katlamajade näol või minu pärast koostootmisjaamade näol, eks ju. Mida me praegusel hetkel riigi poole pealt initseerime, on see, et ikkagi kaardistada ära need samad geotermaalenergia võimalused, mis tegelikult hetke situatsioonis näitab, et Eestis on isegi täiesti realistlikult kasutatavad. Ja kõik võimalikud, eks ju, selles mõttes energiatõhususe investeeringud tegelikkuses annavad ikkagi nagu selle tulemuse, et sul ei ole seda soojustarvet. Ma räägin nüüd elamute kütteks, eks ju, ei ole nagu sellises mahus ei ole tarvis lihtsalt. Ja eks see saab olema sul selline suhteliselt suur ja jällegi nagu mitmekesisus. Et kui me täna oleme kuidagi nagu sellises loogikas, et meil on biomass ja siis on meil gaas, eks ju, et siis see tulevik kindlasti saab olema oluliselt mitmekesisem kui ainult üks või teine kütus.